sul on tekkinud vaidlus laenu, müügi, üüri või töövõtulepingu küsimuses. Keegi on kasutanud loata sinu kirjutatud muusikat või muud intellektuaalset omandit. Tööleping tekitab arusaamatusi või vaidlusi. Oled äriühingu juhina teiste osapooltega eriarvamusel. Sellistel juhtudel saad sa alustada tsiviilasjas hagimenetlust. Sina oled hageja. Isik, kelle vastu sa hagi esitad, on kostja. Kohus küsib mõistagi ka kostja arvamust ning annab talle võimaluse esitada oma versioon asjast. Muuhulgas peab kostja teada andma, kas ta tunnistab tema vastu suunatud nõudeid ning esitama kõik taotlused, väited ja tõendid. Või soovib ta hoopis esitada vastuhagi. Menetluses võib asjaoludest tulenevalt osaleda ka mõni kolmas isik. Esmalt pead sa esitama hagiavalduse. Üldjuhul tuleb hagi esitada maakohtule, mille tööpiirkond on kas sinu elukoht või sinu ettevõtte asukoht. Kui juhtub, et esitasid hagi valele maakohtule, siis suunab kohus selle ise õigele maakohtule edasi. Hagiavalduse saad sa esitada mitmel viisil. Elektrooniliselt, elektronposti teel, A4 formaadis paberil. Kohtule esitatavad dokumendid peavad olema eesti keeles. Hagiavalduses tuleb ära märkida järgmised asjad. Kohtu nimetus, millele hagi esitad. Sinu nimi ja isikukood või ettevõtte registrikood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Kostja nimi, isikukood või registrikood, aadress ja kontaktandmed. Kui sa kostja andmeid ei tea, tuleb kirjeldada seda, mida oled andmete teadasaamiseks teinud. Sinu nõue ehk mida sa soovid saavutada. Hagi aluseks olevad faktilised asjaolud, mis sinu nõuet põhjendavad. Näiteks, sõlmisid Katiga 20 000 euro suuruse summa peale laenulepingu. Kati pidi lepingu kohaselt laenu tagastama 1. märtsil, ent ei teinud seda. Hagiavaldusel ei pea tingimata näitama, millistel õigusnormidel sinu nõue tugineb. Tõendid, mis kinnitavad hagi asjaolusid. Viita konkreetselt, millist asjaolu, millise tõendiga kinnitada soovid. Tõend võib olla dokument, ese, tunnistaja ütlus, eksperdi arvamus või vaatlus. Näiteks soovid laenulepingu sõlmimist tõendada kirjaliku laenulepinguga, esimese laenuosa ülekandmist Kati allkirjastatud laenulepinguga ning teise osa ülekandmist konto väljavõttega. Hagi hind. Kui hagi ei ole seotud kindla rahasumma maksmisega, nagu eelnenud näites, on hind hagist taotletu harilik väärtus hagi esitamise ajal. Mittevaralise kahju puhul on hagi hind üldjuhul 3500 eurot. Märgi ka ära, kas oled nõus asja lahendamisega kirjaliku menetluse korras või soovid kohtuistungit. Ning kas vajad tõlgiabi. Seejuures on oluline teada, et tõlgi leidmise kohustus ei ole kohtul. Järgmisena pead sa hagiavalduse allkirjastama. Kui seda teeb sinu esindaja, kes ei ole advokaat, tuleb lisada volikiri. Sa võid ise menetluses osaleda, aga võid palgata ka esindaja, kelleks üldjuhul on advokaat või magistrikraadiga jurist. Sa pead tasuma ka riigilõivu, mille suurus sõltub enamasti hagiga nõutava summa väärtusest. Kui oled kohtule hagi esitanud, kontrollib kohus selle nõuete kohasust. Kui hagis esineb puudusi, annab kohus puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui hagi on nõuetekohane, võtab kohus hagimenetlusse. Maakohtus vaadatakse hagi läbi kas kohtuistungil või kirjalikus menetluses. Kohus lahendab hagi kohtuotsusega. Kui sa ei ole maakohtu otsusega nõus, on sul 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest võimalus esitada ringkonnakohtule apellatsioonikaebus. Kui sa oled otsusega nõus, jõustub see 30 päeva möödudes. Kui sul on aga hoopis teist laadi mure, sul seisab ees vaidlus laste hooldusõiguse üle. Korteri omand on kaasomandis ja see tekitab vaidlusi. Pankrotiga seotud küsimused vajavad lahendamist. Sa soovid kellegi suhtes lähenemiskeeldu. Sellisel juhul tuleb sul alustada tsiviilasjas hagita menetlust. Hagita menetluses pead sa esitama avalduse, kus kirjeldad selgelt ja konkreetselt oma soovi ning lisad juurde tõendid. Sina oled sellisel juhul avaldaja, teised on puudutatud isikud. Kohus võib kaasata ka kolmandaid osapooli. Hagita menetluses tasutakse konkreetne riigilõiv, üldjuhul 10–50 euro vahemikus. Kohus arutab asja kas kirjalikult või kohtuistungil.
kohtul lasub nüüd erinevalt hagimenetlusest uurimiskohustus, mis tähendab, et kohus saab kaasata arvamuse avaldamiseks ametiasutusi ja teha järelpärimisi asjaolude väljaselgitamiseks. Samas saab kohus tõendeid koguda ikkagi üksnes esitatud asjaolude põhjal. Kohus lahendab asja määrusega. Määruskaebuse saab ringkonnakohtule esitada 15 päeva jooksul pärast lahendi kättesaamist. Rohkem infot kohus.ee